Sügisel Tallinnas toimuva VTA tenniseturniiri jätkuks on igati põhjust rääkida ka sellest, et Tallinn kinnitati sel nädalal Euroopa spordipealinn 2025 tiitli kandidaadiks. Täpsemalt teab selles stuudios rääkida Tallinna abilinnapea Vadim Beloprovtsev. Tere õhtust! Tere õhtust! Kui Tallinnas saaks Euroopa spordipealinn 2025, siis mida see meie linna jaoks tähendaks? Miks meil on seda tiitlit vaja? No siin võib tõmmata paralleele ka Euroopa rohelise pealinnaga, mil teatavasti aastal 2023 Tallinn on siis Euroopa roheline pealinn, kui palju tööd on tegelikult selle nimel tehtud ja kui palju on Tallinn just selles rohelises mõttes paremaks läinud. Seesama rahvusvaheline tähelepanu on hästi tähtis, et kui meist saab aastal 2025 Euroopa spordipealinn, siis on selge, et see teeb meie linnale, kui niimoodi võib öelda, väga head reklaami üle maailma, mitte ainult üle Euroopat. Et inimesed kindlasti avastavad, et esiteks mõnede jaoks see linn on üldse olemas. Mitte kõik ei tea, et Tallinn on Eesti pealinn, asub seal, kus asub ja nii edasi. Nii et nii mõnigi avastab Tallinna enda jaoks tänu sellele. Need, kes teavad, et Tallinn on olemas, võib-olla on seal käinud, aga kunagi pole mõelnud sellest, et just selle spordi vaatevinklist, et Tallinn tegelikult on väga sportlik linn, mis toetab sporti, mis toetab harrastajaid, tippsportlasi. Ja ma arvan, et see on üks väga selline tugev faktor. Mida see veel annab kindlasti nagu iga näiteks suur võistlus, on ka sellel olemas oma selline sotsiaalmajanduslik külg ehk teisi sõnu, kui inimesed teavad, et näiteks Tallinna spordipealinn, spordisõbrad tulevad siia, teavad, et siin toimuvad erinevad võistlused, kindlasti tahavad midagi külastada neist, jäävad siia ööseks, mitmeks ööks, kulutavad siin raha ja loomulikult see kõik väga positiivselt siis kajastub pärast nii Tallinna elus kui ka meie riigi elus. Nii et me kõik teame, et pärast annab lisa töökohti ja nii edasi. Ühesõnaga see mudel on ammu kõigile teada. Nii et ühest küljest see on siis selline tuntus rahvusvahelisel areenil, reklaam Tallinna linnale, Eesti riigile tänu sellele ja see sama sotsiaalmajanduslik faktor ka. Kas võib olla, et kaasa aitavad ka meie spordisangarid eesotsas Kelly Sildaruga, Anett Kontaveidiga? Absoluutselt. Kui me räägime näiteks sellest samast VTA turniirist, mis siis sellel aastal esimest korda üldse Eestis toimub, esimest korda ajaloos ja peab ütlema, sellist võimalust polnud eelnevalt ka kunagi olnud. Et ma arvan, et see on veel üks selline väga tugev argument selle tiitli saamiseks. Ma arvan, et on väga positiivne see, et Tallinna linn leidis võimaluse selle turniiri toetamiseks, sellepärast, et põhimõtteliselt me olemegi seesama niinimetatud võtmetoetaja. Ma arvan, et ilma Tallinna abita oleks seda turniiri võimatu läbi viia ja ma väga loodan, et sellest saab ka üks ilus traditsioon, ehk see turniir toimub ka järgmisel, ülejärgmisel aastal ja nii edasi. Ja ma arvan, et see kindlasti viib meid sellele Euroopa spordipealinna tiitlile lähemale. Seda, kas Tallinnas saab Euroopa spordipealinn 2025, me saame teada juba selle aasta lõpus. Novembris. Just, et kas selle aasta jooksul, mida oleks vaja veel ära teha, mis on see kõige kriitilisem koht, et me ikkagi tõenäoliselt selle tiitli saaksime? Teate, siinkohal mulle meenub üks tuntud film, kus siis tegu on restoraniga ja restoranis töötab üks väga hea kokk, tippkokk, kes siis kogu aeg ootab, et tuleb üks Michelini kriitik ja põhimõtteliselt hakkab teda hindama ja terve restoran ootab, millal see toimub. Ja siis ühel hetkel see toimub ja siis kõik hakkavad paanitsema, mitte midagi ei tule välja ja ühesõnaga tuleb välja selline täielik fopaani. Ja siis mõne aja pärast toimub täpselt sama asi ja kõik ootavad, kuni kriitik tuleb. See kriitik tuleb, kõik saavad aru, et see on see kriitik ja siis küsitakse sellelt tippkokalt, et mida me nüüd teeme, ta on saalis. Ta ütleb siis, töötame nagu ikka.
et see on täpselt see, mida ma tahaksingi nagu rõhutada, nagu, et me peamegi töötama nagu ikka selle pärast, nagu, et ega me ilma asjata ei pretendeeri sellele tiitlile. Aastast aastasse käib suur töö spordivaldkonnas ja me lihtsalt nagu jätkame seda tööd, sellepärast, et ei ole vaja siin hakata midagi välja mõtlema just selle pärast, nagu, et me tahame seda tiitlit saada. Ma arvan, et me oleme seda tiitlit väärt ka praegu ja me lihtsalt teeme oma tööd. Aga mina soovin palju edu ja aitäh tulemast. Ma tänan.